Tere minu poolt kõigile saalis olijatele ja ekraani taga olijatele. Nagu juba kirjas, et minu teema on seotud koeraga, et mitte küll koera kehatemperatuuriga, aga sellega, et kuivõrd koerad võiksid toetada lapse lugema õppimist. Ja tegemist on ühe eksperimentaalse uuringu tutvustusega ja mulle isiklikult on see ääretult oluline teema, et kuna olen tegelikult 6 aastat juhtinud linnaraamatukogus loomale lugemise projekti ja koerale ja rottidele on meil seal lugemas käinud mitte ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud ja ka tudengid ja et miks mitte seda lugemiskoera tuua siis ka tervishoiu kõrgkooli. Tegelikult on nad siin käinud ka erinevate ainete raames. Nii, okei. Et see, et lugemisoskus on üks akadeemilise edu komponent, et seda me teame kõik, et ilma funktsionaalse lugemisoskuseta ei saa hakkama ei põhikoolis, gümnaasiumis ega ka kõrgkoolis. Ja on päris palju uuringuid, mis on siis näidanud, et loomade kaasamine lugema õppimisel on osutunud edukaks. Aga kui ma selle teemaga pihta hakkasin ja neid uuringuid lugesin, et siis avastasin ma, et need uuringud on väga-väga erineva ülesehitusega, väga erineva metoodikaga ja valimisuurustega ja et küllalt sageli need uuringud tegelikult ei baseerunud eksperimendil, vaid tegemist oli, ütleme, peale lugemisprogrammi küsiti lapselt või lapsevanemalt või ka õpetajalt, et kuidas teile tundub, et kas lapse lugemisoskus on nüüd paremaks läinud. Ja enamasti siis laps ja lapsevanem vastasid, et loomulikult, et koerale lugemine on väga kasulik ja laps loeb nüüd päris palju paremini. Aga ilmselt loeks see laps paremini ka siis, kui ta oleks lugenud koduse emale või koolis lugemist harjutanud. Ja seetõttu püstitasin mina siis suure eesmärgi viia läbi selline ideaalne eksperiment. Neid ideaalseid eksperimente oli loomulikult tehtud ka varem, aga neid oli väga vähe. Ja eesmärgiks oli siis võrrelda ja hinnata lapse lugemisoskusele ja huvile ja enesekindlusele koera mõju. Ja võrdluse all oli siis kolm gruppi, et olid lapsed, kes lugesid koerale, lapsed, kes said sama sekkumist lugedes inimesele ja kolmandaks siis võrreldes neid kontrollgrupi lastega. Ja hüpotees oli siis loomulikult, et koerale lugemine on mõjusam, ehk siis kasulikum lugemisoskuse arendamise osas. Et pean siin nüüd küll kohe ütlema, et kuna see uuring toimus eelmisel aastal, et siis päris sellist ideaalset uuringut mul läbi viia ei õnnestunud, et ehk siis eriolukord tuli peale väga ebasobival ajal, et sekkumine oli küll läbi viidud ja hinnatud olid siis mõlemate katsegruppide lapsed, aga et kontrollgrupi laste hindamine jäi pooleli, et selles mõttes on siis nagu edasises tulemuste analüüsis osaliselt analüüsitud 2 katsegrupi võrdlust või erinevusi ja siis õpetajate hinnangute osas on siis toodud sisse ka kontrollgrupi andmed, et kontrollgrupi andmeid kõigi hindamisvahendite osas ei ole. Uuringu viisin läbi ühes Tartu põhikoolis esimeste klasside õpilaste hulgas, et kõigile esimeste klassi õpilastele ja lapsevanematele jagati nõusoleku lehed ja kõik, kes siis olid valmis selles uuringus osalema, et kõiki lapsi hinnati eelnevalt lugemisoskuse osas. Ja kuna see lugemisoskus klasside vahel oluliselt ei erinenud, et ehk siis statistiline olulisus välja ei tulnud,
et siis võtsime gruppide moodustamisel aluseks klassid. Et ehk siis üks klass luges koerale, üks klass luges inimesele ja kontrollgrupp oli siis kolmas klass. Ja see, et millisesse gruppi keegi sattus, milline klass, et seda siis õpetajad tõmbasid loosiga. Nii. Ja mõõtmisvahenditeks olid siis konkreetsed lugemistestid, et kus mõõdeti lugemiskiirust, et see oli siis sõnade arv 2 minuti jooksul, mida laps suutis lugeda. Lugemistäpsust ehk siis vigade arvu ja ka lugemisest arusaamist ehk seda funktsionaalset lugemisoskust, et laps sai paberi ja siis konkreetsete kirjelduste põhjal pidi leidma pildid kas siis rõõmsa kollase suure jänese või mingisuguse muu objekti. Ja kui ta tegi seda õigesti, et siis oli see funktsionaalse lugemise oskuse punkt käes. Samuti olid mõõtmisvahenditeks ka küsimustikud, et nii lastele kui õpetajale, et õpetaja hindas lapse või laste lugemisoskust, et sealhulgas siis ka kõva häälega lugemisoskust, raskust ja lugemishuvi ja lapsed, et kuivõrd see lugemine neile meeldib, kui raske see on ja kui sageli nad seda teevad ja kui hästi nad siis lugeda oskavad ja kui palju nad muretsevad teiste arvamuse pärast. Ja see sekkumisprogramm iseenesest koosnes 10 lugemiskorrast, et 2 korda nädalas said siis katsegruppide lapsed lugeda ette kas koerale või inimesele ja väikestes 2-3 liikmelistes gruppides. Ja need väikesed grupid olid siis moodustatud laste endi lugemisoskuse alusel, et need, kes tol hetkel paremini lugesid, et need olid siis oma vahel grupis ja need, kes veel nii hästi ei lugenud omaette, et mitte panna lapsi ebamugavasse olukorda. Ja uuritavaid näitajaid mõõdeti siis kõigil katsegruppidel ja kontrollgrupil enne sekkumist ja vahetult pärast katsegruppidel ja siis mõnesid asju ka kontrollgrupil. Andmeanalüüsi viisin läbi vabavaralise statistikaprogrammis R ja põhiliselt koosnes siis keskmiste võrdlusest, et ehk siis nende muutuste keskmiste võrdlusest. Et gruppide sees Wilcoxoni ja gruppide vahel siis Mann-Whitney U-testi abil, aga et kuna tegemist oli väikese valimiga, et siis alati see statistiline olulisus ei tarvitse anda täit vastust, et kas see mõju tegelikult on olemas, et siis arvutasin ka efekti suuruse või mõju suuruse, siis Coheni tee. Nii, ja nüüd siis pisut siis nendest tulemustest. Et kõigepealt, et lugemisoskuste osas on võrdluses ainult katsegrupid, et ehk siis inimesele lugejad ja koerale lugejad, et need, kes mõlemat sekkumist said. Ja statistiliselt oluline erinevus tuli siis ühe lugemisoskuse paranemise osas välja ja siin oli siis ka see T võrdub 1 näitab, et ka see efekti ehk mõju suurus on väga-väga suur. Ja jooniselt on ka näha, et koerale lugejate vigade arv vähenes oluliselt peale seda sekkumist. Aga paraku mingil teadmata põhjusel inimesele lugejate vigade arv hoopis kasvas, et selle tõttu on siis ka see statistiline olulisus või erinevus siin olemas. Ehk siis programm mõjutas lugemistäpsust ja just koerale lugemise osas. Lugemiskiiruse osas ei tulnud välja küll statistiliselt olulist erinevust, aga kuna see mõju ehk efekti suurus on samuti jälle väga suur, et T võrdub 0,9, et siis on see ka oluline muutus või tulemus, et jälle, et lugemiskiirus paranes
koerale lugejatel rohkem kui inimestele lugejatel ja kontrollgrupiga siin siis kahjuks need võrdlused puuduvad. Laste enesekohase hinnangute osas on näha, et need lapsed, kes lugesid koerale, ütlesid, et lugemine on muutunud kergemaks peale seda sekkumist. Inimesele lugejad kahjuks tundsid, et on veel raskemaks muutunud. No natukene, aga põhiliselt on siin jälle välja tuua see, et koer mõjub stressi alandavalt ja positiivselt, et lapsed tundsid, et lugemine pole enam nii raske. Et siin nüüd, kui see statistiline olulisus on ka puudu, aga tendents on olemas, et B-väärtus on siis alla 0,059, mis iganes sealt edasi tuleb. Nii. Ja lapsed hindasid ka lugemise meeldivust ja lugemise sagedust ja siin on samamoodi välja tulnud, et need lapsed, kes lugesid koerale, et nendele siis see lugemine meeldis pärast rohkem ja need lapsed, kes lugesid, ja nende lugemissagedus siis ka kasvas võrreldes inimesele lugejate grupiga. Et siin statistilist erinevust välja tuua ei saa, aga jälle, et see efekti suurus, keskmine efekti suurus, et D0,6 või D0,5 näitab seda, et see mõju on olemas. Ja kui nüüd rääkida õpetajate hinnangutest, et siis siin on olemas võrdlused ka kontrollgrupiga. Ja joonisel on siis see roheline joon ülemine, on siis need kontrollgrupi õpetajate hinnangu muutus. Et ka kontrollgrupi klassil lugemisoskus ikka pisut paranes, et õpetaja tööst oli ilmselt siis ka kasu, et lapsed natuke paremini selle aja jooksul lugema õppisid, aga sekkumise gruppide õpetajad hindasid oma klassi laste lugemisoskuse muutust oluliselt paremaks või kõrgemaks kui siis selle kontrollgrupi omad. Et ehk siis nii inimesele lugenud klassi õpetaja arvates oli lapsed oluliselt paremini lugema hakanud võrreldes kontrollgrupiga kui ka siis koerale lugenejate klassi õpetaja arvates. Et see kollane joon on nüüd siis see koerale lugejad, et ehk siis koerale lugejate grupp hakkas nende õpetajad arvates ekstra hästi lugema ja statistiliselt oluline erinevus on võrreldes nii kontrollgrupi kui ka siis inimesele lugejate grupi osas. Et siin on muidugi see kriitika koht, et kas see õpetajate hinnang on nüüd see jälle, mille alusel me saame väita, et nii ongi, et õpetajad olid ju ka natukene kallutatud, et kui ma tean, et minu lapsed loevad koerale, siis ma ootan neilt ka rohkem ja võib-olla hindan neid ka kõrgemalt või siis käivitub ka see Pygmalioni efekt, et lapsed päriselt ka hakkavad paremini lugema, aga et kas nüüd ilmtingimata sellepärast, et nad koerale lugesid või sellepärast, et õpetaja ootus nende osas oli suurem. Ja õpetajate hinnangust veel, et samamoodi hindas see õpetaja, kelle lapsed lugesid koerale, et tema klassi lugemishuvi on tõusnud oluliselt rohkem kui siis kontrollgrupil või oluliselt rohkem kui koerale lugejate grupi õpetajal. Et ehk siis ma võiksin väita või tahaksin väita ikkagi selle uuringu põhjal, et koerale lugemine on toetav laste lugema õppimisel, et ta parandab laste enesekindlust ja tõstab laste lugemishuvi, et olgu siin neid kõrvalisi faktoreid erinevaid kui palju tahes, aga et siiski tulid välja tulemused, kuigi need grupid olid ju väga väikesed, et nii lugemistäpsuse
osas kui siis ka see, et laste enda hinnangul, et oli lugemine muutunud kergemaks ja lugemishuvi oli kasvanud. Et aitäh! Suur aitäh teile! Mida siis võiks soovitada? Kas igas heas tulevikukoolis võiks olla ka oma koerale lugemise klassitund? Või on teie kandvam soovitus hoopiski suunatud mänguliste võtete kaasamisele õpetajate töös alushariduses? Et kui mina saaksin soovitada, siis muidugi ma looks selle võimaluse, et oleks igas koolis võimalik koerale lugeda. Et see ei tähenda muidugi seda, et kõik lapsed peaksid koerale lugema, et ilmselgelt need, kes koera kardavad või on allergilised, et kõik seda ei saa teha, et nendel on siis see mängulise tegevuse võimalus olemas, aga et kuna siiski ka need vähesed eksperimentaalsed uuringud näitavad, et see kasutegur on päris kõrge ja on ka neid piirkondi, ütleme, et Ameerika Ühendriigid, et kus see on täitsa tavapärane, et kas nüüd igal koolil, aga et paljudel koolidel on oma lugemiskoer ja vähemalt igas raamatukogus on lugemiskoer ja meil siin Tartus on ka. Jah, soovitan küll. Nii tore on vaadata õppejõudu, kes on rahul ja rõõmus sellest, millise tulemusega ja millise avastusega saab aidata maailmal kasvada. Aitäh! Ma küsin teie käest, et kui suur on täna, vaadates neid turbulentseid 2020, eks, seda ajajärku, kui suur on täna teaduse mõju? Mis teie arvate? Kui palju me saame hetkel rääkida teaduse mõjust? Minu olen ikka teaduse mõju usku, et see, kui meil on olemas tõenduspõhised andmed ja me nendele põhinedes saame oma arvamust või soovitust edastada, et siis mina tunnen ennast küll kindlamalt, kui mul on ikka viide olemas. Hästi. Ehk ma saan aru, et seda kaudu, et on mõju, et seda mõju saab ise ka juhtida. Et see ei pea olema ainult pealkirjade mõju, vaid et just see, et sisu pääseks mõjule. Et seal on oluline see allikakriitilisus ja tõenduspõhisus. No absoluutselt, kuigi eks see pealkiri on ka muidugi oluline. No on ikka, on ju. Ja, aga me elamegi sellel ajajärgul, kus võib, et muutusega on paljuski meie enda juhtida. Mina ütlen teile suur aitäh ja meie auhind kõigile esinejatele läbi teaduse teed head. Aitäh teile kaasa arva ettekande eest. Aitäh!